õpetaja ja ma küll julgen öelda, et ma võtan Jumalat väga tõsiselt. Ja see on see põhjus, miks ma täna siin saates olen ja see on see põhjus, miks ma läbi aastate olen seisnud geide eest. Et ma võtan Jumalat kohutavalt tõsiselt, surma ja elu küsimusena tõsiselt. Ja nii palju, kui mina Jumalat tunnen ja usaldan ja oma elu tema kätte andnud olen, siis ma tunnen teda kui halastajat ja armulist, kes vaatab igale inimesele otsa, kelle jaoks igaüks ka siin stuudios ja televaatajad ja kõik on tema näo järgi loodud ja ta tahab, et me oleksime harmoonias lepitatud, temaga lepitatud omavahel. Ja ta ei taha lõhesid. Ja see on nagu see teekond sinnapoole, millel me praegu oleme. Kui ma mõtlen peale Urmase eilset kõnet, mõtlesin selle üle, milliseid inimesi Jeesus on kõrvale tõrjunud, sest minu jaoks on Jumal saanud inimeseks Jeesusest, temas ma tunnen ära Jumala tahte. Milliseid inimesi Jeesus tauninud on? Ta on tauninud ainult neid, kes peavad ennast teistest paremaks, kes peavad ennast normaalseks ja õigeks ja need, kes on siis teistsugused, kuidagimoodi kehvaks peetud ühiskonna poolt, kuidagi poolikud, kuidagi puudulikud, nendel on ta sirutanud käe. Ja see on see, mis on minu meelest keskne kogu kristluses. Ja ma ei saa aru, tõesti, ma südamest ütlen, esimest korda elus istun Jaak Madissoni vastas silmast silma, ma vaatan juba tund aega teile silma ja püüan mõista, miks te seda teete. See on halastamatu, see on läbinisti halastamatu. Ma olen hingehoidja.